No nii, tere jälle kõik kuulajad, vaatajad, et väga hea meel, et oled jõudnud kuulama või vaatama. Saate nimi on Aeg maha ja mina olen saatejuht Juhan. Ja jah, see ongi niisugune huvitav saade, et saan huvitavate inimestega kokku ja vaatame, kuhu meil jutt voolama hakkab. Et siin lähiajal on tulemas meeltevidevik Elvas ja mul kohe nagu tekkis selline huvi Kristjaniga kokku saada ja uurida, et mida ta loomas on ja mis seal kõik toimuma hakkab. Ja võib-olla mitte ainult selle kohta ka, et natuke võib-olla Kristjani enda maailmavaadete ja kõige muu kohta ka, et vaatame, kuhu need teed viivad täna. Et tere, Kristjan. Tere, Jan. Ja, Juhan. Johan. No mis ma ütlesin? Jon. Ei, Johan, ikka, Johan, jah. Eka, Johan kahe N-iga, jah. Juhan ühe N-iga. Aga kus see teine N jäi siis? Ja see, vaata, Johan Orb on ka, vaata, aga tal on kaks N-i. Et huvitavad kirjutamisviisid, tähendab, Kristjan võiks olla I-ga ka, jah. Ja kui ma Johan Urbi ja sind vaatan, te mõlemad olete nagu, te nagu Kaida nagu olete välismaalt tulnud ja te näete Eestit nagu väga-väga huvitava külje alt. Ja minu meelest sina ka nagu, sa tulid siia, sul on mingi täitsa omaette mingi maailma nägemus, maailmavaade ja sa näed Eestit ka nagu palju laiema pilgu läbi. Et ja Johan tuleb ka enne meeltevidevikule. Johan on üks väga äge ja fantastiline isiksus. Üldiselt isiksus on üks väga oluline asi, mis mõnikord meil lihtsalt läheb nagu meie enda isiksus kuidagi moodi kaotsi. Inimesed kardavad põhiliselt seda isikut esile tuua ja ma väga lihtsalt kiidaks seda, et need ei teeks seda. Tooge isiksus välja iseendas, sellepärast, et see on kõige ägedam osa sinust. Ja see meeltevidevik ongi isiksuste kooslus ja kaaslus ja julgustamine olla sina. See on kõige olulisem asi. Võib-olla, kuna me oleme, tähendab, ma ei tea, Johan on ka siin sündinud, ma arvan, eks ole. Jah, on küll. Ja mina samuti, et me oleme ära läinud, siis mina olen nüüd elan Eestis, eks ole, juba väga pikka aega. Ja Johan ei resideeru siin, eks ole. Aga põhiliselt, mis see välismaa on andnud julgust olla mina. Ja ma arvan, et see on kuidagi moodi väga oluline, sellepärast, et vaata, Eesti inimesed, need on kõik, nii palju kui ma tean neid, igaüks, keda ma kohtun ja kellega ma olen üldse läbi käinud, need on keegi ägedat. Ja kuidagi moodi võib olla selles maastikus, kus on nii vähe meid. Igal inimesel on rohkem seda tähelepanu tunde tekitamisvõimu tegelikult. Seal ei ole nii nagu tead kuskil Ameerikas, seal on palju isiksusi, aga keegi ei pane tähele, sellepärast, et see on nagu see mets, eks ole. Sa näed tervet seda metsa, aga nagu neid puid sa ei näe. Ja Eestis sa näed neid puid, eks ole. Ja ma arvan, et iga puu on huvitav.
Ja ma arvan, et kuna me peame välismaal, kus on tead riigis 300 miljonit, eks ole, sa pead nagu natukene välja paistma kuidagimoodi, isegi õpetatakse seda. Siin inimesed on küllaltki tagasihoidlikud ja noh, tead, see on väga, väga meeldiv ja küllaltki ilus ja fantastiline, aga samas me oleme Arvo Pärdi keskus, eks ole, tema on tagasihoidlik. Aga samas ta on järjepidevalt eristunud ennast, toonud ennast välja sellest metsast, mis on, seal on palju minimaliste, muusikuid, heliloojaid, tead igasugusi tegelasi, kes on sarnased, aga tema on Arvo Pärt, eks ole. Ja iga inimene, Johan Noode, eks ole, on Johan Noode, eks ole. Sa ei ole mingisugune mingisugune uitaja seal kuskil. Ja ma arvan, et iga inimene on keegi. See on tegelikult selle meeltepideviku eesmärk, et välja tuua ja julgustada seda isikut. Ja näiteks kui on Eesti ajaloos näiteks eestvedajad, siis kellest me räägime ikka Lennart Merist ja isiksus. Aga kus on need teised Lennart Merid? Ma ei ole nagu kokku puutunud. Mitte sellepärast, et ta oleks väga egoistlik või midagi. Ei, ta oli tegelikult väga tagasihoidlik. Aga missugune isiksus, eks ole. Ja ma ei räägi üldse nagu egole baseeruv niisugune enda moodi niisugune pidevalt nagu tähelepanu tõmbava isekuse peale. Aga ma räägin just selle usalduse peale, mis tuleb tegelikult kõikidel isiksustel, kes tõesti ei pea nagu tõestama ennast. Sellepärast, et need teavad, et kuule, millest me räägime siin, eks ole. Kõik on ju iseenesest mõistetav, see terve maailm on siin ajutine, eks ole. Me tuleme ja läheme. Ja need tuleviku eestlased, tulevikud meie, eks ole, tulevikud Kristjanid ja Johannid, eks ole, need võiksid vaadata meie peale ja öelda, et vau, missugused isiksused, eks ole, kui julged need olid, kui ägedaid otsuseid need vastu võtsid ja mida need tegid. Sellepärast me olemegi tegelikult nii ägedad ise, eks ole. Sellepärast, et põhiliselt me ehitame ise ennast tulevikuks. Ja mul on üks põhiteema ka, millal ma soovin peatuda, aga tegelikult jah, ma tahtsin siia ette öelda ka, et ma olen ülitänulik Arvo Pärdi keskuse inimestele, et nad lubasid meil siin saadet teha ja minu meelest see koht on täiesti imeline. Et ma tahtsingi jah öelda siia ette, et kes siin veel käinud ei ole, ma väga-väga soovitan, et ma olen siin tegelikult ainult ühe korra käinud ennem ja ma sain nagu mingi täieliku ma ei tea, mingi vaimse ärkamise või mingi täiesti teine koht läks lahti nagu, et kes ei ole veel siia jõudnud, ma väga-väga-väga soovitan. Kuidas sina seda kohta nagu tajud ja võib-olla natuke veel Arvo Pärdi kohta, et sa ei ole temaga kokku puutunud ja Ei no Arvo Pärt on väga lähedane üldse meie perekonnale ja ta on väga suur meie perekonna osa tegelikult. Ta teadis mind juba enne minu sündimist põhiselt. ja me ka läksime ära ühe nädala vahega tegelikult Eestist, tema üks nädala enne meid. Ja samuti me elame siin küllaltki lähestikus üks teiselt, mina Väena Jõesuus ja tema siin Lohusalus. Et
kuidagimoodi see perekond ja minu isa väga lähedane sõprus temaga on kuidagi tekitanud mitte ainult Eesti kultuurimaastikule, aga maailmamaastikule ühe niisuguse koosluse, mis on ju juba sünonüümne Eestiga. Ja see annab mulle, tähendab, see on väga suur õnn lihtsalt kuidagimoodi olla, tähendab, kui sa niimoodi mõistuse lämbest seda vaatad, siis see on nagu unikaalne ja uskumatu, aga tegelikult tead, kõik on energeetika. Need vanemad, kellele me oleme sündinud, see teekond, mida me oleme endale valinud, on tegelikult mitte kogemata. See ei ole nagu tead kuidagi loterii, eks ole. See ma usun täielikult, et me oleme kõik oma saatuse särgi voodri kudujad ja ma arvan, et see poiss, kes oli siin Eestis, mina, kes oli väga häbelik ja kartlik ja vaatas põrandasse ainult, pidi läbi selle samasuguse teekonna, mis Arvo võttis, eks ole, saada vabaks sellest asjast, mis oli mingisugune kohitsamine, mingisugune värk, mis on otsing, eks ole. Mina olen alles praegu nagu selle otsingu kuskil keskpunktil, eks ole. Tähendab, ma ei ole päris jõudnud sinna veel, kuhu ma tahaks jõuda, aga energeetika on mind viinud küllaltki soravalt niimoodi usalduse baasil juba küllaltki huvitavasse kohta, ma peaks ütlema. Tähendab, ma olen alati põnevil, mis nüüd tänapäevaga hakkab saama sellepärast, et ma ei hoia minevikus kinni. Ma üldse julgustaks kõiki inimesi võtta niimoodi iga päeva, et kuidas näiteks oleks sinu tunne, kui sinu elu algaks kohe praegu, võtta ainult sellest päevast. Sa oled ilma minevikuta. Ära tõmba seda minevikku kaasa iseendaga, lihtsalt taju kõiki neid asju läbi oma meelte, navigeeri oma meelte seisundeid. Sa ei tea kedagi, sa ei tea isegi oma vanemaid, sa ei tea oma sõpru, sa lihtsalt näed, oled nagu laps. Ilma minevikuta, sa ei tea isegi oma nime. Proovige seda. Ja avastage, kui vabastav see on. See on päris geniaalne tunne. Sellepärast, et sul ei ole midagi, mis ohjeldab. Siis sa saad tegelikult juba kuidagi moodi avastada neid asju, isegi mida sa ei tea, ilma selleta, et sul peaks olema piinlik, et sa ei tea. Sa järsku võid koputada nende uste peale, kus avanevad niisugused võimalused ja tegelikult sa siis ei häbene neid võimalusi vastu võtma, sellepärast, et sa ei tea, kes on kes, eks ole. Sa lihtsalt tajud seda sensoorset niisugust meelte seisundit ja tegelikult see ongi see koht, kus meeltevidevik algab. Meeltevidevik on tegelikult üks seisund. See on seisund, kus sa ei pea seda minevikku pidevalt hoidma siin kõhu piirkonnas ja
ennast turvama. See isegi vabastab sinu kehalist seisundit nii selle võrra, et sinu füüsiline ja mentaalne tervis paraneb peaaegu momentaalselt. See on, see ei vaja meditatsiooni, see ei vaja mitte midagi, see vajab ainult seda soovi olla vaba. Julgust olla vaba. Aga julgust olla vaba vajab vahendit, eks ole. Kuidas ma julgustan ennast olla vaba. Ja nii nagu ma selgitasin praegu, see on üks viis. Aga kui sa tahad seda kollektiivselt teha, nii nagu me Meelte videvikul teeme, me põhiselt paneme ennast trantsi. Aga kuidas me trantsi paneme ikka läbi loomisvõimete, eks ole. Ja need loomisvõimed on lastel olemas ja me terve elu töötame selle kallal, kuidas jälle laste seisundisse ennast viia. Arvo Pärt on selle poolest väga teisiti ennast väljendanud, aga kui ta ütleb, et me oleme üks ja kõik on tema lapsed, eks ole. See on päris. See ei ole niisugune asi, mis on kuidagi moodi sõnakõlks või midagi taolist. Meie ei ole ainult Jumala lapsed, aga kõik see asi, mida me näeme enda ees, on meie sees. Sina, Johan, ja see laud ja see pudel ja kõik see mets ja kõik need postid siin ja need valgused ja mikrofonid, kõik minu sees. Ja ma tean, et see tundub, et see on nagu välis, aga samas, kuidas me registreerime seda välist, eks ole, ikka läbi sisemise. Ja meil jääb niisugune illusioon, et kõik on nagu väline, aga tegelikult, kui meid ei oleks elus, siis ükski sellest sina ka mitte ei eksisteeriks. Sellepärast, et maailm ei eksisteeri ilma sinuta. Sina eksisteerid maailma luues. Selles on ka näiteks, kui me räägime nüüd Arvo Pärdist, ega Nublu ei ole väga kaugel Arvo Pärdist, sellepärast, et tema laul Pushit, eks ole, räägib loomisest ja hingerahu toomisest. Ja erinevad viisid, kuidas seda edastada, seda sõnumit, aga see ongi see erinevus ja see geniaalsus, et me eksisteerime tegelikult sellel sagedusel, kus Arvo Pärt eksisteerib ja Nublu eksisteerib ja me oleme nii õnnelikud, et need on mõlemad eestlased ja et nemad räägivad samad sõnumit ja tegelikult see sõnum on üks väga iidne sõnum, mis tuleb meie pärimusest ja tegelikult isegi sellest, kus meie nimi tuleb. See Eesti tuleb sellest nimest, mis on Rooma maakaardidel kirjutatud Aeste, eks ole. Ja Aeste, ma hakkasin seda uurima, et mis imelikud hõimud need olid, need Aested, eks ole. Kus kohast meie nimi pärineb ja tuleb välja, et see sõna on antud tegelikult Rooma nende leegionite poolt ja nende ajaloojate poolt, kes kasutasid seda sõna esteetika, nimetada neid hõimusi seal, kes on natukene imelikud, teistmoodi, eks ole. Ja see esteetika tegelikult tähendab mida? See tähendab selgelt nägemine, seespoolt välja, kus nemad ei näe, et see maailm on väline, aga nagu kassid ja karud ja kõik need, kes tegelikult, kui nemad murravad seal mingisuguse kitse või söövad mingisuguse marja ära, eks ole, see kõik toimub nende oma teaduspildi sees, eks ole. Nendel ei ole moraalsust, nendel ei ole mingisugust niisugust õiget ega valet, see on lihtsalt nagu instinkt.
ja meie kutsume seda instinkti tegelikult meie sisetunnet, eks ole. Aga meie mõte lõikab selle instinkti usalduse ära. Ja ma sooviks väga seda pärimust, seda iidset arusaamist, kus kohast see Eesti tuleb tegelikult, see esteetiline arusaamine, et me kujundame kõik seespoolt välja, see on see kõige selgem nägemine üldse maailmale. Ja kui me hõimkonnana tegelikult saame seda tõesti praktiseerida ja pakkuda endale eluna, eks ole, see tähendab, et siis sina oled minu osa ju. Ja siis see tähendab, et Arvo Pärt, mis ta räägib, on õige. Me oleme kõik üksteise lapsed. Kas see ei ole geniaalne? Ja kui me seda saaksime juba pakkuda terve maailmale ja saada tunnustatud, et vaata, need eestlased ongi esteetika tekitajad, kus terve maailm kujuneb ainult seespoolt välja. See on üks taipamine, mis ületab kõiki asju. See ületab kõiki niisugusi madala sageduslikuid tegevusi, mis tirib ja lõhestab ja killustab meie ühiskonda ja meie perekonda, mis tegelikult me peaksime hoidma ja kallistama ja õnnistama ja rõõmu pakkuma üksteisele ja selle tõttu ma arvan, et meie podcast siin praegu Arvo Pärdi keskuses ja meie suhe, perekondlik suhe meie perekondade vahel, see ei ole kogemata. See ei ole üldse kogemata. Ja see ei ole ka kogemata, et me oleme eestlased. Ja et me ajame tegelikult ühte eneseavastust ja sellel ajal meie ajaloos nüüd praegu, eks ole. Miks just praegu nüüd on see oluline? Kus kohast ma üldse niisuguse välja mõtlesin niisuguse nime Meelte Videvik, see on nagu see on enne seda taipamist isegi, kui ma mõtlesin, et juba intrigeeriv nime, väga huvitav, eks ole. Võib-olla minu uus album võib olla nimetatud Meelte Videvik. Aga nüüd album on juba nagu minevik ja nüüd ja ma ei ole isegi seda albumit nagu proovinud lõpetada, sellepärast, et tegelikult see Meelte Videviku avastusprotsess on mul nii hoogsalt keema läinud ja ma usun sellesse nii tohutult selle võimuna, et see album kindlasti formeerub läbi nende eventide ja läbi selle asja, mis on see seisund, mis toob välja selle muusa mees kõigis. Ja mul on ka nagu seotud see Meelte Videvik selle Estonia muusa ideega. Estonia on kirjutatud see 2 i-ga ja inglise keeles ma alati inimestele ütlen, et Estonia with 2 eyes ja see tähendab 2 silmaga, eks ole, sellepärast, et siis saab paremini näha, eks ole. Ja tegelikult mida me avame on seda vaatepilti meie eksistentsile. Ja Estonia muusa on tegelikult üks viis, kuidas väga armsalt ja väga mänglevalt tutvustada seda lapselikku osa sinus. Kuidas sa suhestud läbi silma, läbi lapse silma pilgu ennast momentaalselt üheks niisuguseks loovaks tegelaskujuks, eks ole. Ja kujutad ette see tegelaskuju, kes sa oled selles lapselikus vaatepildis, kui sa saad seda kohe niimoodi klikk, nagu momendi pealt nagu
muuta sellest tõsisest täiskasvanust, eks ole, selle lapse peale siis on nagu niisugune sinust kerkib välja üks niisugune alternatiivpersoon, eks ole, kes tegelikult võib sinu kõige geniaalsem osa olla, sinu muusa, sinu loov niisugune agent, eks ole, ja ta aitab sind. Ja kui see on ka üks niisugune elektrooniline kaaslane ja ka tegelasliik samal ajal, siis wow, ta on sina, kes abistad sind, eks ole. Ja me kõik siis oleme ühendatud sellega, et me nagu oleme mitte rahvusriik, aga tegelasliik. Hoopis teistmoodi ümbermõtestamine sellele asjale, mis tegelikult on meile siiamaani antud ettekujutusena meie hõimuna ja rahvana. Et jaa, huvitav, kõik see on looming, eks ole, tähendab teistel inimestel võib olla mingisugune teine ettekujutus Eestist, eks ole. Aga see on nagu minu ettekujutus ja ma usun seda. Yeah. Ma arvan, et Nublu ja Arvo Pärdi nime kõrvale võib sinu nime ka panna. Ja mina nagu päriselt usun, et sa oled võimeline siin tekitama mingit muutust. Ja miks ma seda arvan? Ma hakkan kaugemalt tulema. Näiteks, kui ma nägin, et sa lähed Beach Gride'ile esinema, siis mul korra nagu tuli nagu selline mõte, et okei, et väga huvitav, et selline valik, et sa nagu sinna lähed, on ja kuna minu nagu vaatenurga järgi on seal palju alkoholi on ja palju narkootikume ja võib-olla see ei ole nagu see koht, on ja. Ja teine mõte oli mul see, et meeltepidevikule on tulemas ka 5 miinust, on ja, keda ma ka korra nagu tekkis selline nagu tunne, et okei, et ma ei tea, kas see on nagu ka jällegi päris see nagu bänd või kes sinna nagu sobib. Ja siis mul käis nagu selline nagu taipamine ära, et see on nagu minu asi on minus. Et mina nagu näen seda asja niimoodi, et ma tahan nagu lahterdada, et mis on hea ja mis on halb, on ju. Ja ma kuidagi näen, et koroona oli see, mis ajaski meid kinda nagu lahku. Et miks oletame ma seda 5 miinust nagu, kuidas öelda, ei arva nendest kõige paremini, oli ka selle tõttu, et nagu, kui oligi see koroona aeg, on ju, siis ETV-s nad põhimõtteliselt laimasid inimesi, kes ei kanna maski või ei vaktsineeri, on ju. Ja siis sealt tekkis minule selline tunne, et umbes, et nemad umbes kannavad viha, on ju. Ja siis umbes ma kannan nende vastu ka viha, on ju. Ja nüüd, kui ma näen, et nad tulevad meeltepidevikule, siis ma mõtlen, et okei, et see võib-olla ei ole see koht, on ju. Aga see revolutsioon nii-öelda saabki toimuda ainult selliselt, et me ühineme. Ja ma näengi, et muusika ongi see nii-öelda nagu portaal või see asi, mis saab meid nagu ühendada. Ja kuna sina oled dirigent ja selline nagu helilooja, siis sina saadki need kõik erinevad siis žanrid ja erinevad artistid ja inimesed ja kunstnikud ja kõik need isiksused nagu kokku tuua. Ja kui me kokku saame ja lähmegi sinna seisundisse, siis me ju lõpuks saamegi aru, et meil ei ole mõtet nagu kakelda, meil ei ole mõtet poliitiliselt kakelda. Et ainuke viis, kuidas midagi muuta saab, ongi see, et me tuleme kokku ja minu meelest see on see, mida sina nagu teed ka. Et jah, võib-olla natuke selle grindi kohta ja natuke 5 miinuse kohta, et mis sa nagu tajud sellega?
no esialgu sul on õigus, me saame ainult olla koos eks ole, kui me põhjenda enda kartusi ja ei forsseeri neid kuidagi teiste peale, sellepärast et lõpuks kõik need inimesed, kes tahtsid koroona ajal, et kõik saaksid vaktsineeritud, eks ole. Nemad on tahtsid ja tahavad täpselt samasugust ühiskonda, mis on homogeenne et me teeme koos. Tead, need inimesed ka, kes ei tahtnud olla vaktsineeritud, nemad tegelikult tahtsid koos olla mitte vaktsineeritud, eks ole. Ja siis tekkis nagu 2 erinevat parteid. Üks on must, teine on valge. Ja kuna see oli kõik nii poliitikaga läbi ja lõhki kuidagi üle valatud, siis üks pool tundis ennast nagu privilegeeritud ja teine pool mitte. Poliitika üldiselt ongi selleks, et lõhestada. Me vaatame nüüd selle peale nagu ühte ajaloo etappi. Ma arvan, et me oleme palju õppinud ükskõik, mis poolel sa olid. Ja tegelikult see pole tähtis isegi, sellepärast, et lõpuks me oleme kõik nagu isegi mitte eestlased, aga üksteise lapsed, eks ole. Ja kui me oleme üksteise lapsed, siis seal ei ole halvemat last, seal ei ole paremat last. Tähendab, kui ma hakkan nüüd oma Elsa ja minu Lukose vahel niimoodi võrdlema, et kes on parem laps, siis ma ei saa isegi seda teha. Tähendab, kuidas? Mis? Jah, eks ole. Ja täpselt nii ongi. Tegelikult vaata, Joosep Järvesaar tegelikult täielik, ma nii lihtsalt kuidagi olen vaimustuses temast, sellepärast, et ta on nii äge sell, eks ole. Ta toob minus välja selle poole, mis tegelikult minus eksisteerib ja ma näen, et ma suhestun sellega ja tegelikult mulle meeldib nii väga, mida ta teeb ja ta tõstab tuju, ta on entusiast. Jah, ropp, aga mis siis? Tähendab, ma olin ka vanasti niisugune, siis kui ma olin noorem, küllaltki ropulaadne niisugune, tead, mul olid oma niisugused alkoholilembelised momendid, kus alkohol tõesti aitas mind sellest väga kartlikust ja väga häbelikust seisundist välja tuua. Alkohol oli minu sõber, ütleme. Minu kõige suurem abistaja tegelikult. Muidugi see viis mind absoluutselt üle parda ja tegelikult ma saaks öelda, et see viib väga paljud üle parda, eks ole. Ja ma tänu Eestisse tulekule ma avastasin seda maatarkus tsooni tegelikult iseendas. Ma nägin seda ilu, kohtasin nende inimestega, kes tegelikult tutvustasid mulle taime rohtudele, eks ole. Ja ma nüüd üldse ei joo näiteks. Ma ei suitseta, ei joo. Ma isegi see mõte sellest nagu juba nagu ajab mind iiveldama, eks ole. Aga ma ei saa keelata teisi. Ma loodan avada selle
selle teadlikkus vaate nurga ja laiendada seda teadvuspilti selle võrra, et nemad ka tunneksid nagu mina. Aga senini ma ei saa neid kritiseerida, eks ole. Ma ei saa nendele öelda, et tee niimoodi, sellepärast, et kui sa oled õpetaja, eks ole, ja hakkad forseerima oma seda õpetamist, seda õiget ja valet kellegi peale, siis sa oled täpselt sama hull nagu nemad, eks ole. Siis sa oled mingisugune ideoloogia kandja, kes põhiliselt korrastab seda maailma niimoodi, turvastab kuidagi moodi, siis põhiliselt sa oled sama hull nagu kõik need autokraatid ja diktaatorid ja ja põhiliselt see Beach Grindi värk oli väga äge, ma peaks ütlema. Ma tahaks, me isegi tegime ühe loo koos, mille nimi on On the Break of Dawn ja Kitty Florentin tuleb ka Meelte videvikul laulma seda. Ja ma olen täitsa avatud ja ma loodan, et ja meil on isegi niisugune plaan teha tulevikus kartuuniga ja minu orkestriga igasugusi koostööprojekte ja viia selle seti ja võib-olla isegi kirjutada veel laule ja sellepärast, et põhiliselt me avame üksteisele neid uksi, avastada üksteist. Täpselt niimoodi nagu 5-, kui ma kohtusin Kristjan Kohveriga. Tema on väga äge tüüp. Need postitasid just praegu täna hommikul oma Instasse video, kus need tõesti nagu toovad sellel Meelte videvikul mingisuguse teise, mitte niisuguse spirituaalse nurga, tead, aga niisuguse tead, et kuule, tule puu tagant välja, tead, kohtume siin Meelte videovik, oleme tõsised, aga mitte tõsised ka. Ja tegelikult õige, sellepärast, et me võime rääkida praegu küll niimoodi teada, aga see värk on kõik ajutine. See kõik ei ole üldse nii tõsiselt võetav, kui inimesed tahavad sellest teha. Ja ma kutsusin neid mitte sellepärast, et ma oleks jube nagu mingisugune 5- kuulaja juba aastaid. Aga see kooslus, mis need tekitasid Puulubiga ja viisid Eurovisioonile, on üks kõige paremaid esindusi tegelikult, kuidas sa saad võtta selle vana regiversi, mis on põhiliselt räpi mooduses ja teha Eesti asja. Ja tegelikult mul oli kuidagi mul oli nii uhke tegelikult enda üle, et need läksid ja need tegid nii modernses ägedas võtmes seda pärimust, aga samas seda tänapäeva tõe värvimist kõikidele. Tegelikult, miks me ei räägi nendest asjadest, mis tegelikult juhtuvad meie ees? Kõik see värk on ju kõikidele ilmselgelt teadav, et kuule, seal on narkootikum, seal on alkohol, seal on probleemid, seal on igasugused vägivallad, seal on kõik need mitte hoolimised üksteise vastu. Aga kui me matame selle kuskile vaiba alla, siis kas on parem? Ei, tegelikult toome selle esile, puhastame selle mineviku ära, eks ole, toome midagi ägedat asemele. Täpselt niimoodi on see Meelte video konstrueeritud ka, et vaata võlurite maailm seal avaneb kell 6 ja siis 2,5 tundi inimesed avastavad, et seal on erinevad telgid, toitlustajad, ehtede müüjad, tead, sa võid
lihtsalt leboda seal või teha mingisugust ekstaatilist tantsu või lihtsalt kolada mööda metsa, olla järve ääres, minna kuskile osteopaati juurde, saada massaaži või juua teed või puhuda rapeed, ükskõik, eks ole. See on sinu otsustada. Või panna näomaalingu enda peale, tunda nagu laps ennast, eks ole. Siis on videviku pidamine kuskil niimoodi 8:30, kella 9 paiku. Siis hakkab lahti minna mingisugune värk, mingisugune šamaani tseremoonia tuleb. Siis hakkame me tähistama maa elementi, mis on see emake maa, eks ole. Aga emake maa ei ole niisugune asi, et sa pead olema šamaan teadmas, et mis on emake maa, eks ole. Mul on väga tähtis, et eestlased, kes on tavaeestlased, eks ole, kes ei tea maatarkusest nii palju, aga tegelikult praktiseerivad seda, aga mitte võib-olla nimed nagu šamaan, et nemad tuleksid ja ei tunneks ennast nagu kuhu ma olen sattunud, mingisuguse hipipeole, kus inimesed tantsivad dünamütsidega, ei. See ei ole üldse nii, eks ole. See on üks niisugune koht, kus sa ei anna hinnangut, mingisugust oma hinnangut, mingisugust teisele asjale, et kuule, vaata kui veider, vaata kui vilets, vaata kui imelik, vaata, kuule, tead, see umbrohi tegelikult on, kus kohas meie geniaalsus pesitseb. Mitte selles niimoodi mingisuguse haljastusfirma poolt niimoodi ära haljastatud muru platsile, mis on näeb nii ilus välja. Ei, seal just seda meil ei ole vaja. Meil tegelikult vaja leida, kus on need kõige huvitavad umbrohu need osakesed. Ja seal on need autistid ja seal on need, kes ei sobi täpselt niimoodi 5 peale õppimist, eks ole, ja ei sobi sinna tavalisse nagu sellesse ära kohitsetud gruppi. Kui me räägime ajaloost, eks ole, kellest me ikka räägime? Ainult need inimesed, kes olid imelikud. Kas sa arvad, Tesla ei olnud imelik? Kas sa arvad, Einstein ei olnud imelik? Kas sa arvad, Wagner ja need Jim Morrison ei olnud imelik? Kõik need hullumeelsed Picasso ei olnud imelik. Kellest me räägime siis? Ja kirjanikud, üks imelikum kui teine. Sa arvad, Tolstoi ei olnud imelik. Ja kõik see ongi see värk, et me peame natukene, kui me räägime Arvo Pärdist, eks ole, no kuule, me oleme selle mehe keskuses siin, kes põhiliselt on nii eristunud oma imelikkuse poolt. Eks ole? Ja nüüd tegelikult me võiksime seda eeskuju just võtta ette ja öelda, kuule, ole imelik, täpselt niimoodi nagu Arvo Pärt ja täpselt nii nagu Louis Kahn, eks ole, ka Saaremaalt ja üks poist muutis terve arhitektuuri maailma ära, eks ole. Keegi isegi ei tea, kes Louis Kahn on Eestis, aga tegelikult on Saaremaalt üks poiss, juudi päritoluga, eks ole, eestlane. Vau. Ja tegelikult tema, see Louis Kahni preemia on kõige suurem, see on nagu Nobeli preemia arhitektuuris põhiliselt. Et kõik niisugused asjad on vaja kokku viia ja kuidagi presenteerida niimoodi, et see oleks läbi elementide, vaata, teekondlikult juba üles ehitatud, et Angelia ja Mikk Pedaja saaksid jagada seda lava 5 minustega. Ja et Kerli saaks selle loitsu teha seal keskööl. Ja Juhan Orb ja Tiina Karjat saavad tegelikult luua seda meeleolusele. Ja kõik need ei arvusta üksteist ja ütle, et kuule, tead, mis me teeme siin. Aga ei, me teeme siin sellepärast, et me tegelikult erinevatest nurkadest pakume seda kogemust, mis on meie elu üksteisele. Ja see on nii äge. Ja kui sa näed seda, siis lihtsalt sa ütled, et no kuule, ma olen vaba, ma olen tegelikult vaba. Ja niimoodi läheb see terve öö peale selle tuletseremooniat, me hakkame tule elementi tähistama, eks ole.
siis seal on igasugused lepatriinud ja seal on Ingrid Lukased ja seal on need Kitty Florentinid ja siis on Melte Videviku bänd ja Raul Loemaa ja Kadri Voorand ja kõik nii erinevad, vau, aga need on kõik eestlast. Need kõik ju meie lapsed, üksteise lapsed tegelikult, mitte minu lapsed, aga kõik on minu lapsed ja sinu lapsed ka, eks ja kui me hakkame niimoodi vaatama, nagu Arvo Pärt vaatab seda värki, siis meil võib olla see vaikne muusika, meil võib see hingamine olla, eks ole, meil võivad tulla siis need eeterlikud nägemused, tunded, kui me lähme sinna eetri elementi ja Elisa Polov laulab oma siiapoole, eks ole, wow, tule siiapoole. Ja siis me oleme selle võlumetsas. Ja mingisugune hull Kristjan Järvi selgitab seal ka, eks ole, ja siis, võt see ongi see hõim tegelikult, mis hoiab üksteist, pühitseb üksteist ja õnnistab üksteist pidevalt. Ja see lendab üle terve selle värgi, mis on majandus, mis on tööstus, mis on poliitika. See võib olla ka, aga siis me oleme ühendatud hoopis teisel tasemel. Ja iga Viljandi metsast saab sellega liituda, eks ole. Sellepärast, et seal ei ole mitte midagi, mis ei ole loomulik, eks ole. Kõik on loomulik ja kõik on ilus ja seal ei ole midagi, kus inimesed peavad ütlema, et kuule, ta on enda peal väljas. Ei, sina oled ka enda peal väljas, me oleme kõik enda peal väljas. Aga vähemalt oleme ausad, ütleme seda. Ja, aga samas me ei pea olema konkurendid. Ja see enesekasu püüdlikkus tegelikult, mis on siiamaani nagu meie sees, sellepärast, et me olime selle kultuuri osa, mis survestas meid pidevalt, see nõukogude kultuur ja see vene kultuur, mis põhiliselt hoiab ainult seda üleval, mis on saavutus, kuidagi moodi välja pressitud saavutus. See ei ole meie kultuuri osa. Ja me alles praegu saame jalule, alles praegu, veidi üle 30 aastat peale seda iseseisvumist, eks ole, et me saaksime isegi rääkida niisugusest asjast, et kuidas me saaksime taas luua Eestit. Ja taas loomine tegelikult toimub ainult läbi meie iseenda. Isiklikult. Et me oleme avatud, et me oleme julged olla vabad iseendas. Ja kui me oleme iseendas julged olla vabad, siis tegelikult sealt me saamegi selle julguse anda teisele olla ka täpselt vaba, nii nagu ta tahab. Ja siis ei ole must-valge niimoodi, et sina tegid, sina ei teinud, et mis vahet see teeb. ja ma tean, et see kuidagi niimoodi võib-olla ei ole üks niisugune vaatenurk, mis on kõige suuremas enamikus praegu, aga võiks olla. Ja sellepärast ma usungi sellesse Melte Videvikusse, sellesse muusasse, mis kerkib välja läbi meie selles seisundis, kus mõtte katkeb. See mõte tegelikult ja meie mõistus, nii nagu ma alguses ütlesin, proovi lihtsalt alustada seda päeva, iga päeva. Ja isegi kui sa tunned ennast kuskil mingisugusel momendil kuidagi ohjeldatud või niimoodi, et asi läheb raskeks, lihtsalt nagu see moment, milles sa oled, terve elu algas just nüüd. Sa ei tea oma nime, sa ei tea oma sõpru, sa ei tea mitte midagi. Sa ainult tajud seda, mida sa tajud ja vau, kõik on järsku kerge. Sellepärast, et ainult sinu mõistus võtab kõik ära selle maagia, mis tegelikult sinu ees on. Ja kõik need võimalused, mis tegelikult on sinu iga inimese avastus haardes. See on kõik kohe siin samas. Ja muidugi läbi eetreliku seisund me lähme õhu elementi, siis tulevad kõik hingekogumised, eks ole, siis
Nublu puulub 5 minut, siis läheb täitsa niisuguseks peoks lahti. Ja siis me kehastume jälle taas uue taipamisega veeelementi, mis on kõige tõhusam, kõige universaalsem elu andev element. Ja siis me võtame päiksetõusu vastu, täname üksteist ja siis oleme valmis ükskõik mille jaoks, sellepärast, et me oleme ennast taas loonud. See on see meeltevidevik. Ja sul ju kava ei ole, see on täitsa kavavaba. Ei, no mul... Meil on mingi pondikava elemendid on, aga... Ja, no praegu ma selgitasin, see on rännak läbi elementide. Ja meil on sisemeselt teada, mis tuleb järgmisena. Aga see sisaldab palju improt, see sisaldab enese usaldust ja tundlikkust sellele, mis toimub laval. Ma olen põhiliselt nagu DJ, aga ma tegelen päris inimestega. Seal on igasuguse fantastiline Tom Waltzberg ja väelaulud, eks ole, vägilased. Need tulevad sinna laulma. Väga erinevad stiilid. Rein Rannap näiteks Opusega. Siis Rein Rannap soolo jammib meiega, eks ole. Meil on Aleksander Bachmann on DJ ja tema mängib pidevalt vahel igasugusi ägedaid interluude. Ruslan Trotšinski, tema ka üks väga huvitav tegelane, sellepärast, et jah, ukrainlane, aga põhiliselt on eestlane selles mõttes, et ta on Ukraina pärimusega, aga siiski ta on Eesti naisega, Eesti perekonnaga, eks ole. Ja kui me vaatame, mis on Eesti, siis Eesti ei ole riik. Eesti on üks mõte. Eesti on üks taipamine. See on üks tunne. Eesti saab olla igal pool üle maailma. Mitte väikse poliitilise majandusliku riigina, mis eksisteerib maalapina kuskil Põhja-Euroopis, aga igal pool. Ja see ongi see minu unistus. Sellest unistama peab. Ainult läbi unistuste saavad asjad tegelikult täita. Viia see mõtteviis, see taipamise, läbi selle taipamise tervele maailmale pakkudes meie hõimkonna poolt, et see oleks üks asi synonüümne selle maalapiga ja selle hõimuga, kus kohast see taipamine pärineb, aga et see oleks üks tunne, et see oleks üks asi, mis inimesed juba soovivad, taotlevad ja tahavad olla tegelikult üks Estonia. Saad aru? Ja see Estonia tegelikult on see ülim olend, kes näeb maailma juba nagu loojana. Vaata, mul on nii hea meel, et vaata see loo on nagu Eesti om, eks ole, täpselt nagu om, eks ole, om, eks ole, aga loon, ja kui sa seda tõesti vaatad, et miks meil niisugune sõna on nagu loo, eks ole, sealt on ju terve see lootus, ma loodan, ja kui ma loodan, siis ma saavutan mida? Loovust, läbi loovuse ma vaata, kõik see uhab loovusest, eks ole. Need ei küsi üksteise käest, kuidas seda teha, need lihtsalt teevad seda. Ja see loomine tegelikult juba tõestub looduses
ja loomulikkuses. Et loo, eks ole. Ja see on meie ma ei tea teist rahvast, et nendel oleks niisugust nagu ommi, eks ole. Aga see loo ja mina mantreeriks täielikult selle peale nagu eks ole. Ja ma rääkisin sellega selle suhtes Johan Urbiga ja ta ütles, et see on küll tõesti, ma hakkan seda nüüd kasutama sellepärast, et see on tõesti üks väga unikaalne asi ja see kõlab isegi nagu love, eks ole. Ja seda saab viia inglise keelde ka. Näiteks ei ole niisugust asja nagu create, ei ole, no create ei saa sellega niimoodi. Ja ma arvan, et üldiselt tead, kui sa niimoodi 5 miinuse keelde tahaksid seda panna, mida ma ütlesin praegu, siis need ütleksid, no jah, igal lollil oma lugu, eks ole? Ja tegelikult ongi, igal lollil oma lugu. Ja peabki olema. Ja ma arvan, et see on see usaldus 5 miinustesse, 5 miinustesse, eks ole. Et anda nendel see ruum, olla nemad lihtsalt. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, anna see ruum nendele olla, ilma selle hinnanguta ole. Ja tead, kui sul meeldib, fantastiline, löö kaasa, kui see meeldib, vaata pealt, ole nagu see naerev Buddha, eks ole, niimoodi tead, ära sekka sinna pilti, kus tegelikult sind pole vaja. Aga need vahendid võiksid olla meil kõikidel käes, et jõuda selle teadlikkusele, kus vähemalt ma olen poolelt jõudnud. Ma loodan seda eneses arendada rohkem ja pakkuda nii palju, kui ma suudan teistele. Ja mul on fantastilised eeskujud, vaatame. Tegelikult meile kõigile on fantastilised eeskujud. Need samad inimesed, keda me tahame järgi teha. Eks ole? Ja ma arvan, et näiteks kui ma lähen nüüd siia samas, see sama mets on Vääna mets, eks ole, ega see erinev ei ole. Kui ma lähen siia metsa ja nopin neid mustikaid, eks ole, ja mitte midagi peale seda noppimismomenti ei eksisteeri. Ma ei ole selles mõttes kinni, et kuidas ma seda meeltevideoikku niimoodi läbi, ma võiks, kui ma tahaks tõesti niimoodi ennast tõestada kõikidele, kui hästi kõik organiseeritud on. Terve maailm tegelikult ainult muretseb selle üle, kuidas ma ei jää mingisugusesse organiseerimiskammi, eks ole. Et inimesed ei ütleks, et kui halvasti organiseeritud on. Aga see on kõige madalam üldse, millest sa räägid üldse. Usalda, et see kõik läheb hästi ja tegelikult meil on tahe kõik teha, anda oma parima. Ja kui kõikides tööstustes ja ametites, eks ole, kus valitseb mingisugune bürokraatiline vorm, kus on hierarhia. Miks inimesed jäävad lihtsalt mingisugusesse kohta toppama? Sellepärast, et need tahavad kindla peale minekut. Aga see kindla peale minek on mingisugune mugavastsooni hoidmine lihtsalt. Tegelikult see ei eksisteeri. Ükski inimene, kes isegi kui kõige need praegu konservatiivsemad nagu ütleme muusikas heliloojad, näiteks nagu Tšaikovski, siis need üldse ei arvanud, et nemad oleksid väga konservatiivsed, sellepärast, et nemad ei jäänud
kirjutama täpselt niimoodi nagu Klink ka, eks ole, nii nagu kõik need eelkäijad. Aga need kirjutasid juba teistmoodi. Ja miks me tähistame niisuguse inimesi siiamaani, sellepärast, et see köidab, siiamaani köidab, eks ole. Aga see ei tähenda, et me peame ainult nüüd Tšaikovskit jääma kuulama, eks ole. See tähendab, seal on palju teisi ägedamaid, kes tegelikult on juba hüppanud sellest asjast ettepoole. Ja muidugi klassikaline muusika iseenesest on niisugune väga eriline niisugune nomenklatuur, eks ole, kus inimesed kuidagi on üles hoitud mingisuguste komisjonide ja rahastuste poolt, mis on määratud mingisuguste inimeste poolt, kes ainult kuidagi moodi on, tõmbavad enda poole. Miks on tõmmata enda poole, kui tegelikult kõige parem asi on anda ära? Aga miks tuleb see enda poole? Sellepärast, et me kardame. Sest me kardame, et võib-olla ma saan kritiseeritud. Et mina arvasin, et ma olen truu iseendale oma arvamusele. Sellepärast, et ma lähen ikka niimoodi lammastun ära kuidagi moodi. ja kahjuks kui valitsuse rahad ja üldse raha on ka niisugune efektiivne asi tegelikult. Me usume tegelikult ühte asja, mis tegelikult meie mõistus on tekitanud organisatoorses vormis ja mis on välja võtnud meid sellest loomulikkusest, mis on see. Mis on see? Tegelikult me oleme täpselt see. Ja me oleme ära lõikanud, ära linnastanud, me oleme ära lõikanud oma suhe sellega ja muidugi see annab meile väga palju stressi. Ja kui me oleme pidevalt selles mentaalses strateegias, kuidas jääda pinnale kuidagi moodi ja mitte vajuda kuidagi põhja, eks ole, ja hoida ennast pinnale pidevalt, siis me peame pidevalt niimoodi sebima. Aga proovige ükskord niimoodi lihtsalt selja peale lahti lasta ennast ja vaadata, et see vesi kannab. Vesi kannab, sa ei pea mitte midagi tegema. Hingad ja lained loksuvad ja sa lähed vooluga selle lainetusega kaasa ja sa muutud selleks ja sa ei pea muretsema. See on see usaldus. Ja ma arvan, et me võime rääkida muidugi sellest niimoodi hommikust õhtuni. Ma arvan, et kõikid on selge, kuidas ma arvan selle maailma kohta. Aga ma lihtsalt tahaks, et inimesed avastaksid seda ise enda jaoks. Ja põhiliselt anname need vahendid kätte. Täpselt nii nagu põllumajanduses, eks ole, ilma nende rehadeta ja ilma nende labidata ja nende masinat ei oleks midagi süüa, eks ole. ja need on need vahendid, mis tegelikult on vaja meil omandada ka oma selles mis see on? Oma arusaamises iseendast. Jah. Kas ma rääkisin liiga pikalt või? Ei rääkinud. Mulle väga meeldib sind kuulata. Ma võin pikalt kuulata. Ei no vaata, ma mõnikord niimoodi võin kuidagi jaurata siin küllaltki pikalt, aga ma ei taha, tähendab kuidagi moodi katkestada oma mõtted ka, aga mõnikord kui ma räägin, ma küsin põhiselt iseendalt väga palju küsimusi, mida ma endale ka vastan ja see tundub mulle nagu enese
enese tugevdamine ja õppimine, arenemine juba nende asjade pealt, mida ma juba tean ja kuna see on iseendale niisugune teraapia, eks ole, ma nagu tõmban oma energeetikat ja seda kosun läbi selle rääkimise, sellepärast et ma kuulen iseennast, eks ole. Ja iga kord, kui ma räägin, siis ma räägin paremini. Eks ole. Ja võib-olla lühedamalt järgmine kord. No minu arust sa oled nagu Eckhart Tolle või keegi selline, minu arust sa oled valgustunud või sul on mingi klikk ära käinud nagu. Ja, aga ma tegelikult tahtsingi uurida, et mul endal tuli mingi aeg selline mõte või tunne, et kõik, või noh, mitte kõik, aga enamik inimesed vajaksid paari grammi seeni. Et ma tunnen, et seened nagu võiks siin nagu väga-väga suure muutus ära teha. Ja kuidas sa tunned nende seentega ja... Mina olen väga suur seente pooldaja. Tähendab, ma ei varja seda mitte grammigi. Sellepärast seened on esialgu, kui mina võtsin otsisin midagi enamat, eks ole. Ma otsisin seda alkoholist ja alkohol on väga suur petja. Ta vabastab küll, aga tegelikult sa saad selle maksimumi juba kätte juba esimesest, ma ei tea, 3 lonksust. Ja siis ta hakkab sind alla viima. Tegelikult on kõige suurem tuimestaja ja ta ei ole võimestaja, ta on tuimestaja, ta on lihtsalt üks väga hea põgenemisriist ja mina kahjuks nagu kõik need teismelised, need said selle esimese laksu kätte, said julguse endale teha asju, mis nemad varem ei olnud julged teha. See laiendab natukene ka seda teaduspilti sellel määral, et ta annab sulle selle julguse ja siis sa hakkad suitsetama, hakkad niimoodi eksperimenteerima, siis kõik need seksid ja värgid sinna otsa, tead. Ja siis sa oled nagu sõiduvees ja siis ego hakkab kasvama, eks ole, ja põhiliselt see on väga niisugune ego keskne. Täpselt nii, nagu need kokad on ja kõik need ülejäänud ego tugevdavad ained. Minu üks sõber Eestis siin, kes on küllaltki konservatiivne, kes on klassikaline muusik, ta rääkis mulle mingisugusest trippidest, et kuule, ma trippisin siin, ma ütlesin, ma ei saanud aru nagu. Ja mul oli, tähendab see alkoholi sõltuvus küllaltki suur sel ajal. Aastaid tagasi. Tähendab, ma peaks ütlema ikka niimoodi korralik. Tähendab, iga päev ja niimoodi mitte vähe. Ja siis ta ütles, et kuule, tule minuga kaasa üks kord. Lähme tseremooniale. Sellest, et ma tõesti nagu, ma mõtlesin, et kuule, tead, kui ma niimoodi jätkan, siis ma lihtsalt paari aasta pärast olen hauast. Ja ma eriti ei tahtnud sinna kasti minna, eks ole, ja ma arvan, et see oli üks kõige suurem elu muutev moment minu jaoks, kui ma käisin ühe ayahuasca tseremoonial. Siin samas Eestis ja ma ei uskunud lihtsalt seda kogemust, ma ei uskunud, et see sai olla. Tegelikult ma olin täitsa nagu, kõige paremas mõttes olin šokeeritud. Ma helistasin oma naisel, ma ütlesin, et kuule, ma kogesin midagi niisugust, mida ma ei saa, ma ei tea isegi, kuidas seda selgitada. Ja ma siis nagu, tead, kui sa oled
sõltlane, eks ole, sa ikka niimoodi lähed ikka tagasi vanade asja peale, et peale seda kogemust paar nädalat läks mööda, ma läksin ikka tagasi peale joomise peale ja siis ma läksin veel kord tagasi. Isegi parem kogemus oli. Isegi nagu wow, nagu tead raputav. Ja ma hakkasin tegelikult avama ennast sellele, mis oli hoopis teine arusaamine elust, eks ole. Ma tegin seda 3. korda ja peale seda ma ei joonud enam. Ma lihtsalt ei joonud enam. Siis veel seened, eks ole, mikrodoosimine, sellepärast, et sõltlane tegelikult vajab, ta tahab midagi igapäevselt, midagi, ta vajab midagi. Asendusainet. Ja, aga see on nagu söömine, eks ole, tähendab väga paljud inimesed, kes söövad lihtsalt ennast suureks, eks ole, söövad sellepärast, et midagi on puudu. Midagi on hingeliselt puudu, midagi vaevab neid. See täpselt nagu kõikide teiste sõltuvustega, kas sa lähed sinna hasartmängu mängima või tead seksima või ükskõik mis, eks ole, midagi on puudu, midagi on pidevalt puudu. Ja mis tekitab seda puudu olekut on tegelikult sinu mõistus. Läbi niisuguse teraapia, eks ole, mis on tseened põhiliselt ja mõnikord tseremooniad ja inimesed peaksid teadma, et see on nagu looduskirik, see ei ole niisugune asi, mis sa teed peol, eks ole, sa ei saa seeni peol teha, sellepärast, et siis see viib sind absoluutselt endast välja, see ei ole mõeldud üldse niimoodi. See on üks väga teadlik asi, mis peab olema tehtud hoitud ruumis, mis peab olema läbi viidud väga pühalikult ja ägedalt tegelikult, mitte niimoodi nagu mingisugune imelik asi, mis on ebamäärane ja kuidagi moodi nagu kardetav. Ei, tegelikult see on lõbus, laulud, kaaslus, sõprus, enese jagamine. See on nagu teraapiasessioon. Tegelikult ega see midagi erinev ei ole näiteks psühholoogiast. Kui sa lähed psühholoogi juurde teraapiasse, siis sa räägid oma need erinevad vaatenurgad lahti ja siis sa jõuad mingisuguse selgusele, eks ole. Aga seentega või ajavaskaga või niisugust teadlikkus laienemisvahenditega, ainetega, mis on loodusained, mis on täielikult 100% loodus, seal ei ole mitte midagi bensiiniga miksitud või midagi tead keemilist. See teadlikkus, mis tekib peale psühholoogi, ei ole ajutine, ta ei ole detailne mingisuguse probleemi lahendus, aga ta on terve pilt. Ta nagu avab sulle üldse teise arusaamise iseendast ja maailmast ja mina lihtsalt küsisin pidevalt ja siiamaani küsin, miks ei ole kõikidele alkohoolikutele, miks ei ole kõikidele sõltlastele see teraapia võimaldatud, sellepärast, et see on ära põhiliselt, see on minu elu ära päästnud. Ja ma ei oleks siin, ma ei saaks seda isegi rääkida, võib-olla jumal tänatud, et ma olen siin, et ma saan sellest rääkida, et seda jagada ja julgustada inimesi kuidagi moodi leida viis, kuidas saada ennast sellest sõltlase rollist välja, sellepärast, et ükskõik, mis sinu sõltuvus on, eks ole. Ja ma ei räägi alkoholist ainult, eks ole. Kui sa oled mingisuguse, tõmbad triipe hommikust õhtuni, sellest saab ka välja, eks ole. Läbi seente. See esialgu peaks olema peamine ravi väga paljudele inimestele, kes
lihtsalt ei oma mingisugust lootust. Sellepärast, et mina põhiliselt olin ääre peal, ma olin lootusetu tegelikult ja ma ei teadnud, mida teha. Ja jumal tänatud minu selle kaitseinglile, eks ole, kes on üks minu sõber, muusik, viis mind ühe tseremoonial, kus minul lihtsalt läks ühe päevaga niisugune asi justus minu. Ja tänu sellele mul on üks geniaalne perekond nüüd, mis on koos, mis ei ole niimoodi ära lagunemas, mis ei ole nüüd niimoodi ääre peal läbi egoismi kuidagi majanduslik ainult kokku hoitud, aga tegelikult läbi tõelise arusaamise selle valgustamiskohalt nägemise endale väga loomuliku olukorra tekitanud, kus minu naine ja laps ja tema perekond ja minu perekond ja kõik kuidagi moodi on avalikud, räägivad asjadest. Probleemi nagu eriti ei ole. Tegelikult me kunagi ei kakle, me kunagi ei vaidle, me kunagi nagu, kõik on nagu loomulik. Ainukene asi, mis toob pinget on, kui me jälle lähme vanadesse mustritesse, bukime ennast näiteks nii tööga täis, eks ole, et meil ei ole aega üksteisele. Ja siis me nagu kuidagi moodi püüame üksteist, ütleme küll. Ma arvan, et me pean selle ära ütle, okei, ma ütlen selle ära, sina ütle selle ära, sina. Ja siis põhiliselt me oleme nagu minu isaks muutunud. Tegelikult tema peamine asi on ka, et entusiastlikult võtab vastu igasugusi kontserte, jätab pooled ära, aga vähemalt vaata, ta on 87-aastane, juhatab Chicagos Mahleri teist sümfooniat ja käib seal Athena Akropolises juhatamas Beethoveni 9. ja 87, et ma loodaks olla taoline 70-aastaselt või 60-aastaselt, eks ole, aga see jänunemine elu järgi, eks ole, see on tegelikult meie kõigi sees ja nüüd mul on seda nii palju mahti teha, eks ole, sellepärast, et ma ei ole sõltuv mingisuguse lolli asja peale, mis on pudel. Ja tegelikult ma olen nii tänulik endale, et ma räägingi seda väga avalikult ja väga lahti kõikidele, sellepärast, et see on jube suur probleem olnud minu elus. Ja ma olen sellest tänu taime rohtudele, taimerohi, eks ole. Taimne meditsiin. Taimne, jaa, noh. Ma ei tea ka, kuidas seda öelda. Aga see on rohi. See on ravim. Ja ravim, jah, taime ravimid. Tänu ainult sellele ma olen nüüd põhiliselt täisvõimsuses. Ja ma loodaks, et nüüd, kuna Holland on alati olnud esimene Euroopa Liidus, aga nüüd Saksamaa ja kõik need teised riigid on legaliseerinud kõiki neid asju, mis tegelikult ei ole, mis on lihtsalt valesti olnud klassifitseeritud algusest peale. Me võiksime olla mitte eeskujulikud ja mitte lihtsalt kaasa minna nendega, kes on juba teinud asju, aga miks me ei ole julged olla esimesed, eks ole, me võiksid olla ikka esimesed, teha neid maatarkuse otsuseid, mis juba viivab meid ja meie hõimkonda ja meie seda teadlikkust ja seda teadlikkust, mis tegelikult eestlased juba omavad. Lihtsalt tuua seda julgelt edasi ja ma arvan, et see juhtub varsti, sellepärast, et see ajastu, millest ma räägin praegu,
ongi esil. Kui me praegu ei võta tegelikult ohjad julgelt enda kätte ja ei määra ise oma saatust, eks ole. Nii nagu ma ütlesin alguses, et me oleme meie oma õnnesärgi voodri kudujad. Ja kui me seda ei tee, siis me jääme niisuguse väiksesse olevusse, mis ma arvan on meie minevik. Meie olevus on suur. Meie olevus on väge täis. Me olevus on loomistäis. Me olevus on kooslust ja kaaslust ja armastust ja seda ühtsust täis. Aga see ühtsus tegelikult sisaldab väga palju erinevaid asju. Ja see erinevus ongi see, mis tekitab meie väge, eks ole. Me peame väärikalt väärtustama seda erinevust. Ja nagu ma ütlesin, Eesti on üks taipamine, Eesti on üks tunne, Eesti on üks mõtteviis, mida me saame pakkuda terve maailma, kui me seda nüüd tõesti võtame kokku ja mõeldes, kui ma ütlesin, võtame ennast kokku. Ja enese kokkuvõtmine tuleb isiklikult sinu iseendast. Olla avatud, olla julge ja olla vaba läbi selle julguse. Jah. Seente kohta ka nii palju, et minu elu on need ka päästnud ja ayahuasca samamoodi. Et ja erinevad riigid üle maailma juba legaliseerivad ka. Austraalia minu meelest on legaliseerinud. No muidugi Kanada. Kanada, Ameerika, no Ameerikas on põhiliselt kõik nüüd, seal Ameerika, Kanadas see on niikuinii, aga ma ikka mõtlen, et need riigid, kes sisaldavad siiski, vaata, kui me hakkame vaatama, kes on eestlased, eks ole, eestlased põhiliselt on põlisrahvas. Kui sa hakkad vaatama, eestlased on põlisrahvas. Meil on oma poliitiline riik küll, aga kui meil ei oleks seda poliitilist riiki, mis väga pika aega meil ei olnud, eks ole, siis me oleme nagu kõik need teised, kes on lihtsalt põlisrahvad mingisuguse suure riigi osa. Ja Ameerika põhiliselt sisaldab, seal ei ole rahvust. Täpselt nii nagu Venemaal ka ei ole rahvust. Tegelikult see on kõik need väiksemad rahvad, mis räägivad vene keelt, eks ole. Ja siis me kutsume neid, üldistame neid venelasteks kõik, aga tegelikult see on üks impeerium, mis siiamaani ei ole täiuslikult lagunenud ja Ameerika ja kõik impeeriumite ajad põhiliselt on lõpule tulemas, sellepärast, et see uus ajastu, mis tegelikult toob sisse seda uut teadlikkust, ei võimalda inimestel olla tegelikult juhitud teiste poolt, need ei saa olla alluvad. See alluv mentaliteet on nagu see, kes läheb tööle palka saama, eks ole. Need saavad turvalisust sellest, et kõik on hoolitsetud nende eest ja keegi nagu maksab palka, isegi kui see on vilets palk, vähemalt see on palk, mille peal need saavad loota. Aga tegelikult see ongi see asi, mis hoiab sind tagasi sellest asjast, mis on geniaalsus. Mis pesitseb sinu enda sees, et sa lõikad oma turva eesmärgil oma jalad endal ära, eks ole. Ja vaata, kui me tuleme siia kehasse, mida me teeme, eks ole, siin kehas, eks ole. Me tuleme kehastusime siia vaimudena, vaimustuma ja vaimustama teisi, üksteist, eks ole. Aga me tulime siia vaimustama ja vaimustama selles mõttes, et ise ennast vaimustama, sellepärast, et me oleme vaimud, mitte kehad. Ja võt selles ongi asi, et vaimustuma on vaja nagu saada teadlikkus sellest just väga kergest asjast, et me terve universum pesitseb ainult meie iseenda sees.
ja kui me räägime vaimu tervisest, eks, vaimsest tervisest, kõik on katki praegu, sellepärast, et me ei vaimustu. Ja me ei vaimusta. Aga hakkame juba vaimustuma ja vaimustama. Ongi kõik nii simple ja nii kerge see värk ongi. Aga siis inimesed, ei ole nii kerge, meil on ka need probleemid, aga ei, kui sa tahad panna selle energia sinna, kus need probleemid on, sinna sa jäädki tegelikult nendesse probleemidesse, sinna, kuhu läheb sinu energia, sinna läheb sinu elu, eks ole. Kui sa keskendud oma probleemide peale ja oma nende asjade peale, mis on see reaalsus, eks ole, siis sinna sa jäädki. Ja mina arvan, et ükski inimene, kes on näiteks olümpiamängudel, ütleme praegu käivad olümpiamängud, ükski inimene, kes on olümpiamängudel organisatoorsest poolest või võistleja pool, need ei oleks seal, kui need oleks reaalsuse piiris, eks ole. Et ma hüppan ainult nii kaugel, kui ma saan hüpata, sellepärast, et ära mine siis. Ära mine. Ja tegelikult, aga saad aru, see on umbes nii, ja meile meeldib näha neid inimesi, kes omavad neid supervõimeid, eks ole. Kust need supervõimed tulevad? Ikka siit, ainult siit. Me oleme tagasi hoitud ainult siit. Ja sellepärast, et need lähevad kõik sinna vaimustuma, eks ole. Ja me ka vaimustame nendega koos, sellepärast, et meile meeldib, kuidas, aga ise me ei saa. Sellepärast, et me peame ikka kuidagi moodi mingisuguse reglamenti, kuidagi moodi, et see palk on ikka tähtsam kui see. Saad aru? Ja ma arvan, et vaata, ma arvan, et eestlased on tegelikult nii võimsad ja nii ägedad ja nii fantastilised ja ma olen tõesti nii õnnelik olla eestlane. Ja ma ei tahaks, et eestlane oleks üks teisele kõige parem roog, eks ole, tähendab, on olnud. Aga ma arvan, et see on väga inimlik asi ja see ei toimu ainult Eestis. Me võime küll rääkida seda, see on lihtsalt siin rohkem nähtav, kui keegi hakkab üks eestlane hakkab teist sööma, eks ole, see on nagu, see ei sobi. See on nagu miks? Sellepärast, et siin meid on nagu vähe ja kas on tõesti vaja, kas me peame konkureerima mingisuguse ühe viilu eest, kui tegelikult me saame neid kooke juurde teha, sellepärast, et meil on vahedeid nii palju, meil on fantaasiarikkus nii suur ja talenti nii laialt ja tegelikult, milles on asi? Aga kui surutakse pidevalt niisugust ühte lukuauku niimoodi, tead, siis kõik, mis seal teiselt poolt välja tuleb, on sama. Aga miks on vaja suruda sinna lukuauku? Tegelikult üldse seda lukku ei peaks olema. Selles ongi asi. Ja ma arvan, et vaata, seal on ägedad inimesed, isegi poliitikas praegu, kes kardavad öelda oma arvamust, sellepärast, et siis need on kuidagi juba tempeldatud mingisugused, sa arvasid niimoodi. No, muidugi tead, igal inimesel on oma arvamus, eks ole. Aga kui sa ei saa välja öelda oma arvamust, siis midagi on valesti. Midagi on valesti. Ja kui sa, Lennart Meri ütles oma arvamusi välja, eks ole. Pani inimesi mõtlema, ütles, okei. Kui tema julgeb, siis mina julgen ka. Aga kus on meie need julged? Siin. No, aga tõesti, kus on meie julged praegu? Küsimus on. Ja ma arvan, et me peame lihtsalt teadvustama kõike seda iseendale ja mitte kuidagi moodi ütlema, küll, vaata, Kristjan rääkis küll mingisugust head juttu, aga niimoodi asjad ei tööta niimoodi. Kuidas ei tööta niimoodi? Ainult niimoodi need töötavad. Ülikõva.
võib-olla jah, lõppu veel, et nagu ma nagu tunnen ka, et ma ei taha panna tähelepanu negatiivsele ja ma tahangi mõelda sellele, et meil tuleb ainult positiivne ja et ma ei tea, et ei tule mingeid sõdu, et ei tule mingeid järgmisi pandeemiaid, et ei tule mingeid majanduskrahhe, aga et kuidas nagu navigeerida, et kui ongi natuke hirm, et äkki tuleb jälle mingi asi, on ju, tõmmatakse vaip jalge alt ära või tuleb mingi sõda või et kuidas nagu olla positiivne või nagu mida nagu teha, kui ongi selline natuke hirm. tead, need hunni, need hordid tegelikult, need tulevad võib-olla tead peale, et need, kes põletavad maju ja tead vägistavad ja tapavad. See tegelikult on ka energeetika, saad aru? See ei ole mingisugune tead värk, mis kuidagi kogemata juhtub. See on üks täpselt nagu torm. Eile oli niisugune torm, niisugune võitlus, eks ole, nii palju äikest oli, nii palju mürinat. Vaata, kui ilus päev täna on. Kui on teadlikkus, et kõik need asjad on energeetika vormid. Täpselt nii nagu sääsk tuleb imema, eks ole. Sa võid ta maha lüüa või sa võid ta ära ajada. Sa võid öelda sääskedel, kuule, ma ei saa praegu, ma palun, ärge sööge. Proovige seda, need siis ei söö. See on, kuidas sina oma energeetikat tegelikult, kuidas sa valitsed ise ennast. Sõja ei tule sellele, kes sõda ei kutsu. Ja ma arvan, et see ei tähenda olla tark poliitilisel tasemel. See on, kuidas sa oled häälestanud ise ennast. Olla mitte teiste inimeste vaenlane, sellepärast, et kui me oleme kõik üksteise lapsed, kuidas me saame iseenda vaenlane olla. Kui keegi räägib teist keelt või on teises kultuuris, kas siis ta ei ole meie osa või? No on ikka. Täpselt. Kui keegi proovib meid lõhestada teiselt poolt selle sama taktikaga, siis oleme nendest üle. Kasutame teist võtet. Ära lähe sinna samasse kohta hakkama tooma seda samad tulemust, mis tegelikult on juba paratamatult meile kõikidel selge, mis see tulemus on, eks ole. See on nagu miks? Tähendab, kui õli ja vesi ei lähe kokku, miks sa proovid neid kokku ajada, eks ole. Lihtsalt lenda sellest üle ja leia üks teine viis. Aga tegelikult, kuidas sa leiad seda teist viisi, kui sa ei lähe selle vooluga kaasa, mis tegelikult kõik survestavad minna, ega vali mingisugune pool, et see on õige ja see on vale. See on täpselt nagu koroonavärk, eks ole. Ja inimene on ikka inimene. Ükskõik mis keelt ta räägib, mis kultuurist ta tuleb. Ja need võtted tegelikult on Mongoli aegadel olnud samasugused, need on siin hiljuti need ristirüütlite aegadel olnud samad, eks ole. Siis kõik need sõjad, mis on eelmisel sajandil ja isegi praegu, see on kõik üks kunstlik mingisugune manipuleerimine. Laiendame teadlikkust, avame selle teaduspildi. See on see Eesti viis, see on ainukene viis. Ära kutsu kurja välja läbi oma väikluse. See riik meie paremal pool siin maakaardil, tema jääb meie naabriteks
naabriks igavesti, tema kuskile ei lähe. See on meie oma osavus, kuidas neid käsitleda, eks ole. Mitte niimoodi, et kuule, et nüüd oleme ühel poolel ja kaitseme ennast. Ma arvan, et seal on poliitilised vahendid, seal on ökonoomilised vahendid ja kõik need maised vahendid, aga põhiliselt me peame läbi selle vestluse, ma olen väga paljude teemade läbi põhiliselt rääkinud ühest asjast, mis on eneseareng. Kui need inimesed seal teisel pool seda piiri ei oleksid nagu tempeldatud olla lihtsalt vaenlased, eks ole. Aga samasugused inimesed, kes otsivad seda enesearengut, seda teadlikkust, seda teaduspildi laienemist, siis pakume seda nendele, eks ole. Sellepärast, et see minu meelest on ainukene viis saada sellest asjast üle, mis on madal sagedus. Vibreerime kõrgelt. Ja ärme muretsed sõja pärast, täpselt nii nagu me ei tohiks muretseda mingisuguse ökonoomilise majandusliku langemise pärast, sellepärast, et tegelikult need asjad on kõik lõksud, need on ego lõksud, kõik on ego lõks. Kui me satume sinna mingisuguse majanduslikus kriisi ja me proovime seda mõistuse tasemel lahendada, see tegelikult läheb isegi hullemaks, sellest, et me kaevame selle augu sügavamaks. Tekitame teistmoodi süsteemi. Tõmbame oma hõimkonna kokku ja tegelikult ütleme, kuule, jah, seal on ju tegelikult ise majandav Eesti võimalik täielikult, kus me tegelikult ei pea olema sõltuv teiste asjade peale. Targalt, aga koos ja erinevalt kui kõik teised. Sellepärast, et see esteetiline väljakujundamine seespoolt välja on tegelikult üks avastus. Me oleme kõik universumid iseendas, eks ole. Me saame dimensionaalselt viia ennast ühest tulemusest ja saatusest teise, hoopis teise. Tähendab, kui keegi on kvantfüüsikast huvitatud, siis need samad 22. aastal Nobeli preemia laureaadid, nemad tõestasid, et reaalsus on kohalik, ainult vaatleja tekitab seda reaalsust, et tema liigub läbi dimensioonid ja tegelikult ainult läbi oma energeetika. Viib sinna tulemusele, kus tegelikult tema energia juba on. Kui keegi saab sellest aru praegu, mida ma rääkisin, siis te saate viia ennast sinna. Kui teil on vaja tõlki, siis võib-olla kõige parem viis seda tõlkida on, et ära lase olla ennast mõjutatud. Usu iseendasse, usalda, et see instinkt, see enesetunne, mis ütleb sulle ja. Mitte see enesetunne, mis ütleb sulle ei, aga see enesetunne, mis ütleb sulle ja mitte see mõistus, mis ütleb sulle ja. Aga tegelikult see koht, kus sina juba näed ennast oma vaimus ilmas 5 aasta pärast või isegi 5 päeva pärast või isegi 50 päeva pärast, viisin sinna juba praegu, sel momendil. Täpselt tajudes seda, mis ei ole mineviku kaasatoomine. Aga nii nagu me alustasime seda vestlust, lihtsalt taju seda momenti ilma selleta, et sa teadlikult nagu tood midagi niimoodi muretsed millegi pärast. Ei, juba viisin sinna selle tulemusel, mis juba oma vaimus ilmus sina ette kujutad. See olukord, et sa oled näiteks 50 päeva pärast juba Londonis oma sõpradega, kuidas sa sinna saad, see pole sinu asi. Eks ole? Aga sa saad sinna, kui sa tegelikult juba oled seal. Saad aru? Ja see ei pea olema Londonis, see võib olla sinna Ruhnul ka või tead Viljandi metsas. Aga ja põhiliselt näe ennast juba seal vibratsiooniliselt, kuidas sa tunned ennast, kuidas sa see lõht, mis sinu terve see
meeltemaailm, see juba tunnetuslik, kuidas sinu kehalik olek on, kõik sinu haistingud, kõik sinu see ja ära murd see, kuidas tegelikult on, jälle takistab ja lõikab sulle selle tee läbi. Võtta mõte sealt välja, juba toosin ennast sinna ja sa oled seal. See on ka, kuidas sa manifesteerid kõik iseendale, mis sa tahad enda elus. Aga see ei ole mingisugune voodoo värk, see on kvantfüüsika. See on kõige suurem meie võitlus, et hoida seda balanssi meie mõistuse ja südame vahel. Mõistus tahab üle võtta, isegi aju poolkerad, eks ole, see analüütiline poolkera ikka niimoodi trumpab selle loova poolkera üle ja siis me oleme ainult analüütikud. Me tahame need statistikat. Me tahame pidevalt statistika, siis läheme ikka statistiku peale, et see trend on niimoodi. Kõige suurem vale on tegelikult, tead, kuidas saab valetada kõikidel statistikad. Sellepärast, et statistika trend on tegelikult tekitatud sellest asjast, mis on minevik. Mitte see, mis on tulevik. Ja me jäämegi sinna minevikku, pidevalt minevikku ja kordame neid sammu vigu ja ütleme, et see on reaalsus. Ei, võtame sellest vigade kordamisest välja ja juba liigume sinna uude dimensiooni. Ja see on minu soovitus sinu küsimusele. Super, aitäh sulle. Aga jaa, vaikselt liigumegi lõpu poole, et mina olen käinud ennem sinu erinevatel sündmustel ja alati need on nagu väga sügavad kogemused ja ma lihtsalt tahangi kuulajatele öelda, et ma väga-väga soovitan tulla laupäeval Meelte videvikule ja ma muideks eelmine nädal käisin ühel retriidil, 6-päevane retriit, mille nimi oli Music is Medicine, Porangi selline välismaa muusik tegi ühe sellise 6-päevase retriidi siin Viljandimaal Männiku metsatalus. Ja ma saingi selle ühenduse kätte, mida see tähendab, et music is medicine. Ja nagu sa ennem ka ütlesid, et kui me kas või teeme seda loov, et see juba tekitab mingit vibratsiooni ja samuti ka tantsimine on ka väga-väga nagu väestav ja tantsimine on ka nagu meditsiin. Ehk et ma tunnengi, et kui me nagu tulemegi sinna Elvasse kokku ja kas või natukenegi joriseme kaasa või liigume, tantsime kaasa, me lähemegi sinna ühele vibratsioonile ja me tõstamegi kollektiivselt seda vibratsiooni. Aga mis on laulupidu? Mis on laulupidu? Laulupidu on, me peaksime lihtsalt tunnistama üks teisele. Laulupidu on meie olevus. Kultuur pole mingisugune sektor meil. Kultuur on meie terve asi, mida me saame kutsuda Eestiks, eks ole. Eesti on üles puhutud põhiselt läbi tantsu ja laulmise. Laulmine ja tantsimine ongi Eesti. See ongi kõik. Seal rohkem ei ole Eesti. Ja see toimub eesti keeles. ja kui me tunnustame seda pisifakti lihtsalt, et seal ei ole mingisugust teist Eestit peale laulupidu, eks ole. Siis me saame aru, et tegelikult see ongi see värk, mida me peame jätkama erinevates vormides igapäevselt, iga hetk taas loome seda Eestit. Läbi tantsu, läbi peo, läbi laulmise, läbi loovuse. Ja see ongi nii kerge. Ma tean, et võib-olla inimesed ütlevad, et oi, see on naiivne, et see kuidas saab. Ei, tegelikult see ongi see on see juurikas. Võtame sellest juurikast kinni ja tegelikult ärme sellest kunagi lahti lase, mitte kunagi. Sellepärast, et kui me ei lase sellest lahti, siis me hoiame tegelikult ühe kuldsamba käest kinni, mis on tegelikult meie ise, kõikide meie armsate kaasmaalastega.
kes annavad meile nii palju energiat ja energiat ja loovvõime tekitada ükskõik, mida me tahame selles maailmas. Meil on võib-olla kõige suurem võimalus just praegu, just praegu taas luua seda värki, mida me kutsume Eestit ja ma kutsun kõiki inimesi kaasa sinna meeltepidevikule üle Eesti. Tekitame ühe fantastilise peo, sellepärast, et lõpuks on pidu. See ei ole mingisugune kontsert, see on pidu, rännak läbi muusika, läbi loovuse, läbi kaasluse, läbi avastuse. Et tulge ja teeme seda seekord, teeme seda järgmine aasta veel kord erinevas kohas, ma ei tea, kas Hiiumaal järgmine aasta, võib-olla Haapsalus, võib-olla Rakveres, ei tea. Aga et see kordaks iga august umbes sellel ajal, kus Eesti taasiseseisvus, aga tegelikult mitte tähistada ainult seda taasiseseisvust, aga seda asja, mis loob meid iga päev ja taas loome iseennast ja pakume seda uut iseend üksteisele, sellepärast, et me kõik oleme üksteise lapsed ja tänu Arvo Pärt selle idee eest, mida sa sisastasid minule ja kõigile teistele eestlastele terve maailmal läbi oma muusika. No, sa oled üks killuke sellest hõimkonnast ja me võiksime kõik sinust eeskuju võtta, et me armastame sind, Arvo. Niilas. Ma tegelikult lõppu mõtlesin natuke nagu formaalset infot ka nagu tekitada, et see toimub laupäeval, on ju, kuhu inimesed autod pargivad, kus ööbitakse, et kui inimene mõtlebki, et okei, ma nüüd tahan tulla, on ju, et kuidas see kõik välja sa võid isegi telkida seal ööbimist, eriti ei ole vaja, sellepärast, et see pidu läheb päiksetõusuni ja parkimine on seal korraldatud erinevate nende vabatahtlike poolt, et see selgub seal koha peal, kuhu muidugi tänavatele, ma arvan, et tänava ääred on kõik vabad, Elva linn on väga vastutulelik, eriti sellel päeval kõikide igasuguste korraldustele seal, et ööbimine muidugi Elvas on natukene raske, et Tartu on ainult poole tunni kaugusel, eks ole. See on see ongi nagu terve Lõuna-Eesti pidu, mitte ainult Elva pidu. Ja muidugi, kui on mingisugusi küsimusi, siis me võiksime olla juba koha peal läbi meie kõikide nende abiliste, seal meil on fantastiline tiim, teid muidugi valmis abistama igal moel ja muidugi hoolitseme üksteise eest ja need organisatoorsed probleemid usaldage, et need saavad lahendatud. Seal Elva on küllaltki väike linn, aga ta on võlulinn ja kujutad ette Inglis vaatevinklist, eks selle, see Tolkien, ta isegi, ma ei tea, et kas inimesed teavad, aga ta kasutas Eestit nagu selle prototüüp keeleks, selle elven keele. See on see elv, nende päkapikkude keeleks, eks ole. Ja meil on isegi koht, mille nimi on Elva, mis on päris geniaalne, see on midagi nagu ulme, tead. Ja lihtsalt tulge sinna, vaadake, avastage. Te võite koha peal osta pileti või piletilevist osta pileti. Seal on igasugust toitu ja igasugust tegevust enne seda selle võlurite võlumaal enne seda muusikalist tegevust pealaval. Nagu ma kirjeldasin, seal on ka niisugune lebomisala ja seal on süüa ja juua laialt ja teate, ma ka olen, ütleme,
ootel avastada seda, mis meid ootab seal, sellepärast, et kui mul oleks kõik teada, siis ma ütleks väga kindla peale mineku selles lembes, et see toimub ja see toimub ja see toimub, aga see ei ole nii planeeritud, sellepärast, et kõik, kes tulevad sinna, peaksid tõesti olema selle mõttega, et kuule, meie kõik koos publikuga ja esinejatega ja kõikide ehtede müüjatega ja toitlustajatega ja telkides ennustajatega ja metsamooridega ja šamaanidega ja 5 ja 5+ isegi. me kõik tekitame seda pidu üksteisele. See pidu ei ole ainult, et kuule, Kristjan Järvi kutsub oma peole. Ei, tegelikult ma tekitan selle võimaluse, et me saaksime tegelikult selle peo tekitada üksteisele. Ja oleme avameelsed ja oleme lapsemeelsed, sellepärast, et seal ei ole niisugust asja nagu lahendamata kuidagi asjad ei ole lahendamata. Ja kui need on lahendamata, siis need leiavad lahenduse kuidagi moodi, sellepärast, et kui saab, kuidagi ikka saab, eks ole, see on ju eestlaste kõige parem ütleme, et kui saa, kuidagi moodi ikka saab ja tegelikult siis, kui meil vahendeid ei olnud nii palju, kui meil on praegu tänapäeval, siis vanasti siis kui Balti ketti tehti, eks ole, siis keegi ei küsin aga kuhu ma pean minema ja kuidas. Me leidsime viisi, kuidas seda teha, eks ole. Ja tegelikult see ongi natukene Balti keti tegemine praegu. Aga teisel moel ja ma tahaks, et me avastaks seda, kuidas me tegelikult loome seda hõimkonda, millest ma räägin. Seda teadlikkust, millest ma räägin. Seda kooslust, millest ma räägin, seda armastust, seda loovust, seda usaldust. Ja kõik tegelikult tuleb enese piiride ületamise läbi. Me lähme sinna, tekitame selle peo, oleme avalikud, oleme avameelsed, oleme sõbrad ja lihtsalt oleme mõnusad ja lahedad ja lähme tantsime ja laulma koos. Tulge Melte videoökule. Ahoo. Ja 2 piletit läheb ka loosi, nii et kirjuta YouTube'i kommentaari, kui sa oled seda näiteks saadet jaganud või mingit Kristjani mingit videot jaganud või midagi, tagi meid ära ja kirjuta YouTube'i kommentaari, et oled jaganud või kirjuta üldse, mis sa mõtled või kuidas me saaksime kokku tulla või näiteks, kui sa jagad midagi ägedat, eks ole, ja see läheb juba väga populaarseks, siis siis 2 piletit lähevad nendele, kes saavad kõige rohkem tähelepanu oma loovuse põhiliselt, mida me eksponeerime, see on loovust, eks ole. Et kui sa kõige loovuslikumalt ennast presenteerid ja ei karda ennast tegelikult panna just niisugusse olukorda nagu 5- video täna, kus need vaatavad niimoodi puu tagant ja natukene niimoodi omat moodi ja väga naljakalt kutsuvad Melte videoökule. See on, mida me otsime, tegelikult olla asjast, iseendast üle. Me suudame kõik seda teha. Lihtsalt meil peab olema julgus olla vabad. Aitäh! Aitäh!